Tere, head vaatajad, vaatama saadet Raudsaare dialoogid. Tavaliselt me ei kutsu siia saatesse ühte külalist mitu korda, aga täna me teeme erandi. Tere tulemast, Raivo Vare, vaatleja. Jah, tere. Ja Eesti riigi sünniloo me rääkisime ära, taassünniloo õigemini, nii nagu see üle 30 aasta tagasi oli, eelmises saates. Täna räägime olukorrast maailmas, geopoliitikast, Ukrainast, Venemaast, Ameerikast ja muidugi Trumpist. Ja ma jälgin päris palju YouTube'is igasuguseid kõnelejaid ja Times Radio on üks väga huvitav kanal, mida ma vaatan regulaarselt. Paar päeva tagasi intervjueeriti seal Edward Lucast, kes peaks olema ka eestlastele väga hästi tuntud. Ta kirjutas raamatu Uus külm sõda, millest ta nägi ette nii mõndagi ja see sõda muidugi on muutunud praegu juba otsapidi tuliseks. Ja ta ütles otsesõnu selles saates, et NATO artikkel 5 on surnud sellisel kujul, nagu me teda oleme harjunud tundma, kuna see tugineb usaldusel ja liitlaste vahel enam usaldust ei ole. No mida sellest arvata? Noh, esiteks on Edward, ma tunnen teda isiklikult, sellepärast ka eesnimepidi on sellest äsja avaldanud ka konkureerivas väljaandes arvamusartikli, kus kõik need punktid on üles loetletud. Aga teiseks teda tundes ja teades ma tean, et tal on ka väga põhjust nende väidete taga, mis ta ütleb välja. Ehk siis see on loogiline, see põhineb rikkalikul informatsioonil, taustainformatsioonil, mida on hankinud ja see ei ole võib-olla ka väga saladus, et Ameerika Ühendriikide presidendi administratsioonis on praegu välja töötamisel selle sama artikli 5 uus transkriptsioon või tõlgendus. Ja see tõlgendus seisneb siis esialgu praeguses teadmises, mis on selles ja sellest Edward ka tegelikult rääkis, et appi minnakse ja nii-öelda see vihmavari või see kindlustus, nii-öelda julgeolekuline kindlustus Ameerika poolt vaadates laieneb ainult nendele riikidele, kes täidavad oma kohustusi NATO kohustuste finantseerimisel. Ja siin on väga suur teema praegu alles tõusmas. 5% lagi ühes. Vaat sellega on nüüd selle 5%-ga ma oleks väga ettevaatlik, sellepärast et 5% on välja öelnud Trump. Samal ajal Ameerika Ühendriikide enda protsent on ju väiksem, eks ole, alla 3,5. No ütleme laias ümmarguselt 3,5, eks ole. Meie oleme rääkinud juba ka peaministri suu läbi ja ka kaitseministri suu läbi vajadust 5% peale minna ja see on tark. Sellepärast, et ega praegu veel NATO siseselt valmisolekut 5% aksepteerida ei ole ja ees seisab kevadsuvel, eks ole, tippkohtumine NATO liikmesriikide juhtidest, kes peaks nagu selle uue kohustuse paika panema. Ja praegu tundub, et oleks veel suur saavutus, kui üldse 3,5 saaks kirja, mis ei ole sugugi kindel. Ja ega seda 3,5 reaalses elus ju täna suudavad ainult täita Poola ja Balti riigid ja needki veel eraldi teema, kuidas, sellepärast, et näiteks Eesti eelarvestrateegias on hetkel veel alla 3,5 kukub see 2 aasta jooksul, mitte küll kohe, praegu on 3,5 täidame ära, aga edaspidi see kukub natukene see protsent. Nii et me peame tegelikult midagi ette võtma, meil ei ole mitte midagi teha. Aga selle taga on just see, millest praegu juttu oli, see on see usalduse teema. Ehk siis, kuidas nüüd kujutada reaalses elus ette, et tekib kaasuspelli ühe riigiga näiteks NATO liikmesriikidest, ta ei täida seda kriteeriumi ja siis Trump ütleb, et vaadake ise, kuidas te seal hakkate venelastega võitlema. No ja siis mida siis ülejäänud peavad tegema ja mis see üldse endast kujutab. Selles mõttes ta lagundab olemuslikult ka seda NATO alusprintsiipe ka, isegi kui see organisatsioonilist niimoodi välja ei näe. Aga nii on. Trump on välja öelnud ju sedagi, et ma ei usu, et nad meile appi tulevad, et liitlased Ameerikale appi tulevad. No see on nüüd üks nendest... See on nüüd üks nendest väga paljudest valedest, mida ta kasutab argumentatsioonis täiesti süüdimatult, eks ole. No me teame, et ta kasutas seda kohtumisel president Macroniga, kes oli sunnitud teda parandama, mida muus ameeriklased poliitikumis, ütleme niimoodi, väga raskelt üle elavad. Macron võttis isegi külalisel käest kinni. Ja ütles füüsiliselt. Jah, füüsiliselt ütles. Mida England ei teinud, Starmer ei teinud. No aga tal ei jäänud mitte midagi muud üle ja kus juures Trumpis ei takistanud uuesti samasugust argumente kasutamast. See on väga kurb.
eks ole. Ja ta seletas ja noh, muidugi ei saa ka eeldada, et Trumpi taoline isik väga hästi teaks ajalugu või et ta teaks midagi üldse väga palju sellest, mis on toimunud päriselt elus. No ega kõik Ameerika Ühendriikide presidendid 20. sajandil pole olnud ka just suured ajaloogurud, aga alati on olnud administratsioonis keegi, kes on seda kompenseerinud, on see siis Kissinger või keegi muu. Kissinger on muidugi nagu eriline näide. Ka tema veel enne surma, ta elas ju 100-aastaseks, sai aru, et asjad Ukrainas on halvad. Kui algul oli ta natuke niisugusel teistsugusel positsioonil. Vastab tõele. Jällegi olles Kissingeriga lähemalt natukene jälginud isiklikult, siis ma ütleks niimoodi, et ka 99-aastaselt, kui ma teda viimati nägin, ta veel oli õppimisvõimeline. Reaalselt inimene on õppimisvõimeline teatud konkreetset detailid. Kuhu need inimesed praegu on administratsioon? Neid ei ole sinna lastud. Neid pole sinna lastud. Siin ongi nüüd erinevus Trumpi esimese ja teise perioodi vahel, nagu me ka võisime näha Raivo Vare artiklist, mis teisipäeval Postimehes ilmus, et on väga suur vahe esimesel ja teisel Trumpi administratsioonil. Nii ongi. Eelmine kord ta ei olnud ilmselt ja tema leer ei olnud veendunud oma võidus, suuri ettevalmistusi ei tehtud ja siis läks lihtsalt käivitamisaega rohkem kui pool aastat. 3 aastat praktiliselt läks käivitusaega, et administratsioon käima saada. Koos administratsiooni vahetusega on kuni 4000 võtmeisikut ja ametiisikut vahetuvad, aga ülemusi neid nii-öelda kongressis kinnitatavaid on ka sadades. Paarsada inimest vähemalt, kõige tähtsamad ja pluss veel need isiklikud abid, keda ei pea kinnitama. See võttis aega ja selle tulemusena, kuna oma meeskond ei olnud, siis ta eriti just meid huvitavas valdkonnas, ehk siis julgeoleku ja välispoliitika valdkonnas, palkas ta guurusid. McMasteri taolisi, Kelly taolisi guurusid, tõelised guurud, eks ole. See, et nad kindralpagunid veel olid, see on lisaks boonus. Aga tegelikult oli tegu fantastiliste inimestega, kellele anti ka hüüdnimi. Rahvusvahelises meedias hakati neid hüüdma lasteaiakasvatajad ja nad suutsid ohjata seda trumpilikku rabelevat süsteemitut ja teinekord ka täiesti agressiivset ja põhjendamatut nii-öelda tegevust ja isegi retoorikat. Ja ta ka õppis mõnes mõttes veel kuulas neid. Aga nüüd seekord nii ei olnud. Nüüd oli juba enne valimiskampaania käigus käivitatud suur selektsioonimehhanism. Üle 1200 inimese valiti juba enne välja, kes olid kandidaadid. Lihtsalt vaadati veel kuhu paigutada, aga juba oli teada kellega rääkida. See oli tohutu ajavõit. Kohe läksid ju asjad käima, kohe hakati ka sõbralik kongress, kohe kinnitas ka neid vajalikke isikuid, keda Trump pakkus ja need isikud valiti eranditult. Ja kõige tähtsama esmase kriteeriumi alusel isiklik lojaalsus. Siis alles kõik muu, kui üldse on. Nojah, ja siin me nüüd võime mõelda, mis hakkab edasi juhtuma. Sest meie jaoks on julgeolekupoliitiline olukord siin totaalselt muutunud, kes me oleme kohe Venemaa piiri ääres. Me oleme rinderiik. Nii see on. Ja küllaltki pisikene rinderiik. Nii et kui ilmselgelt Putin tahaks testida NATO-t, on enam kui kindel, et ta teeb seda kusagil Balti riikides. Kus täpselt? See on juba pikem arutelu. No enam vähem on teada praegu, mida ennustavad eksperdid ja ma võin ka seda öelda. Suvalki on esimene, sellepärast, et sellel on nagu täiendavaid boonuseid nii palju rohkem võrreldes teistega. Aga kui peaks katsetama hübriidset varianti, sest Suvalki oleks puhas militaarne variant. Nüüd hübriidse variandi puhul tõenäolisem oleks kas Narva piirkond või Daugavpilsi piirkond. Daugavpils oleks võib-olla isegi parem, seal pole jõge. Ja, aga see-eest meil on jällegi dessandi võimalused. Seda küll. Aga kas ei ole selle samma Suvalki kapi puhul või Suvalki kitsuse puhul probleem, et Poola on väga lähedal, kuna Poola on lubanud igal juhul appi minna, kui Leedut rünnatakse? See on tõsi ja sellepärast praegu on hakanud meie piirkonnas tegelikult kulgema üks protsess paralleelselt sellega, mis tervik NATOs toimub. Ja jutt ei ole ainult Balti ehk Idamere kandaldast, vaid ka Skandinaaviast. Esiteks tekib suhteliselt ühtlane selline ruumala teater, nõnda nimetatud sõjateater ja teiseks väga võimekate tegijatega. Rootsi näiteks sõjalist-tehniliselt üpris võimekas. Balti põhja, just nimelt. Ja Soome, eks ole, ja nüüd Poola. Poola on selgelt võtnud endale kursi saada tugevaimaks, ma räägin tõsiselt, tugevaimaks, nii-öelda konventsionaalses mõttes tugevaimaks sõjaliseks jõuks Euroopas, sest poolakad on veendunud, et varem või hiljem seda on vaja või vähemalt selleks, et mitte midagi ei juhtuks, on seda vaja. Nad on valmis ka mingil määral seda laiendama, nad tahavad olla liidrid meie piirkonnas, nad laiendama ka teistele aladele ja nad nüüd juba ka tõsimeeli on hakanud rääkima, et peaks vaatama, mis sellest tuumavihmavarjust ikkagi saab. Muide väikese vaheremargina
poolakad mäletavad väga hästi, mis nende ohvitseridega juhtus. No mitte ainult ohvitseridega. Jah, aga ohvitseridega eelkõige Varssavi ülestõus, Armia Krajova purustamised, kõik, mida Stalin ette võttis. See kõik on tegelikult neil ikkagi kontides mälus, nii nagu ka meie mäletasime pika Nõukogude okupatsiooni jooksul. Pluss omaette küsimus ikkagi on see, mis juhtus lennukiga, kus olid peal Poola eliidi liikmed, välja arvatud Donald Tusk. Ja, see on üks kurvemaid lehekülgi selles ajaloos üldse. Ja peab muuseas meelde tuletama, et selle sama lennukiga lendasid 5 presidenti ka Gruusiasse appi omal ajal. Natuke aeg enne. Ka meie president. Ka meie president seal hulgas. Nii et oli nii nagu oli. Jah, palju tunnistusi annab põhjust kahtlustada vähemalt, et asi ei olnud puhas. Aga fakt on see, et poolakatel on üks probleem. Äsja tulid poolakad välja murega. Nimelt nende programm, taasrelvastamise programm, see on siis jutt on relvastuse poolest, mitte sellest, et nad seal viivad ajateenistuse sisse kõik Jõlma või nii edasi, need on veel sinna otsa kõik ja ehitavad piirikaitserajatisi väga spetsiifilisi, mida me pole isegi mõelnud selles suunas teha ja nii edasi. Aga sellele lisaks on nad otsustanud ka osta relvi ja nende taasrelvastamise või ümberrelvastumise programm täpsemalt näeb ette üle 50 miljardi euro kulutamise. Ja suur osa sellest on seotud Ameerikaga. Ameerika tarnetega. Ja nüüd nad on hakanud ka kahtlema. Ja see on Poola, kes on kõige lähem Ameerika liitlane Euroopas üldse olnud klassikaliselt. No see puudutab ka meid. Meil on Haimarsid ja Haimaras ei tööta mitte ainult rauana, vaid seal on väga tähtis ka tarkvara pool. Ja varustamine ja remont ja kõik see tarkvaraline uuendamine, seal on väga palju asju, mis on kõik see. Ma ise arvan remargina, et see on Eesti diplomaatial vaja kindlasti läbi rääkida, kui Trump ütleb, et ta on ärimees, diilide tegija, siis kahtlemata on ju tema poolt vaates hea diil, kui Eesti ostab või Baltimaad ostavad või ka Poola ostab Ameerika relvi, aga me tahame olla kindlad, et need töötavad kriisiolukorras. Jah, aga olukorras, kus juba britid arutavad, et ka neile sisse ostetavate lennukite puhul, F-35 puhul on probleem, et võib-olla tuleb olla ettevaatlik sellega, et mitte ainult sellest modifikatsioonist sõltuda, sest neid on võimalik lihtsalt lülitiga välja lülitada. Mulle tuleb meelde ka Tõõrovil oli see suurepärane Tesla Cybertruck. Ma ei tea küll, kus ta selle sai. Ja siis, kui sellest tuli meedias suur teema, see lihtsalt lülitus välja ühel hetkel ja see oli ainult hunnik vanarauda. Ei, no ta pani kuulipilduja peale ja teatas, et ta nüüd ostab neid mitu tosina tükki ja saadab rindele veel tagatipuks. Aga nii kaugele asi ei jõudnudki, kohe lülitati distantsilt välja. Aga tuleme tagasi Baltimaade ja Põhjamaa ühise sõjateatri juurde, selle teema juurde, et nüüd me rääkisime, et esimene tõenäoline koht, kus võiks tekkida suurem sõjaline konflikt on Suwalki kitsus. Aga ilmselt nüüd, ütleme, Putinil on ju valik. Kas ta testib NATO-t hübriidselt või ta testib sõjaliselt siinses piirkonnas. Ja selleks, et NATO-t nõrgestada, ei pea ta ilmtingimata minema sinna Poola ligikonda, lähikonda. Et ta võib oma hübriidseid katseid teha väga hästi, tõesti ka Narvas, ta võib teha seda Daugavpilsis. Millest see sõltub? Mulle tundub, et me peaksime jälgima, nüüd minuga võib nõustuda või mitte nõustuda, 3 asjaolu. Esimene on see, kuidas kujuneb Ukraina rahu. Milliseks ta kujuneb? Ja millal? Ja millal, kuna seal kindlasti mingisugused Vene üksused jäävad hõivatuks piiril, see on selge. Teiseks, kui kiiresti mobiliseerub Euroopa, sealhulgas Saksamaa. Ja kolmandaks, kas USA sisepoliitikas toimub mingi korrektsioon? Ilmselt mitte enne vahevalimisi 2 aasta pärast, aga võib-olla käiksime need 3 momenti kõik läbi. Ukraina suhtes ei ole isegi midagi väga arutada selles mõttes, et kui tekib Korea variant ehk siis vaherahu ilma rahuta, rahu poole hakatakse läbi rääkima, see võtab lõpmatult aega, samal ajal toimuvad piiriülesed või selle kokkupuute jooneülesed või vaherahu jooneülesed provokatsioonid pidevalt, eks ole, suured. Korea sellepärast nimetataksegi, et see DMZ, ma olen seal mõlemal pool käinud, ma sellepärast tean, millest ma räägin, ma olen seda näinud, eks ole, jõud mõlemalt poolt üleval, tohutud sõjatehnikad, värgid, pidevalt mingisugused provokatsioonid, mingisugused väikesed tulistamised ja kogu aeg pinge peal ja see tähendab, et see hoiab nii-öelda pinges ka venelasi. Ja see tähendab, et sellisel juhul nii-öelda jõudu, olemasolevate jõudude ümberjagamise mõttes neil ei jätku muudeks suuremat sorti ettevõtmisteks. Nüüd, mis puudutab varianti, et 100 000 võib neil ikka vabaneda. 100 000 väga siin veel ei ole kindel, et on mõttekas hüpata. Aga minu prognoos on hoopis teistsugune. Minu prognoos on, et isegi mõneti sellest sõltumatult teatud vormis hübriidsed rünnakud kindlasti tulevad ja jätkuvad.
osaliselt nad juba toimuvad ja osaliselt nad siis jätkuvad, kui kineetiliseks nõnda nimetatud, siis kineetiline on füüsiline, eks ole, väljendusvorm. Nad muutuvad, kas asi piirdubki selliste asjadega nagu praegu, kus kaableid lõhutakse ja tehakse nägu, et pole meie, siis või minnakse tõesti mingite muude asjade juurde. No Eestis põhimõtteliselt 3 masti õhku lasta ja on meil elektrisüsteemi probleemid paugust ja nii edasi. Siukseid asju ei saa välistada kahjuks, aga samas need nüüd ei ole seda sorti lood, mis väga hirmsaks võiksid muutuda. Aga see sõltub hoopiski venelaste enda arusaamas, kuidas nad loevad läänt ja NATO-t. Kas nad tahavad, sest miks ma sellest räägin, sest kõik seda sorti hübriidoperatsioonid ei lange artikkel 5 alla. Nad automaatselt on nii-öelda politseiliku või siseriikliku toimetuleku teemaks. Aga kui nad tahavad nüüd väljakutse esitada artikkel 5-le ja kalkuleerivad selle ära, et nüüd tänu Trumpile on seda mõttekas teha, siis on teine lugu. Siis nad võivad midagi veel üritada. Aga sellepärast ma ei ütleks, et see ei ole sõltuv ainult Ukrainast. Me hakkasime sellest esimest punktis pihta. Siin on Ukraina nii-öelda lähtekoht, aga konkreetselt edasine sõltub väga palju selles hoopis, mis järgmiste punktidega toimub. No nii, punkt 2 oli see, kui kiiresti relvastub Euroopa. Euroopa relvastumisega on selline lugu, et see võtab lihtsalt aega. Täna on relvatootjatel portfellid, tellimuste portfellid üle ajamas. 4-5 aastasi järjekordi on ja see on üle maailma, kusjuures see ei ole ainult Euroopa probleem. Ja Euroopa enda nii-öelda võimsusi on vaja ka arendada, milleks ju nüüd ka raha lubatakse seal hulgas juba ametlikult esimest korda ja isegi lubatakse eelarve tasakaalu reeglid selle jaoks painutada vastavalt. Aga selle teostus, see on aeglane mehhanism Euroopa Liit, see võtab veel aega. Aga samas ma olen natukene optimistlik Saksamaa koha pealt, kuna nende valitsus kokkuleppe käis üllatavalt kiiresti. Võib-olla ka järgnevad sammud tulevad? Ei tea midagi, sellepärast, et rohelised juba on hakanud siin mõningatele asjadele vastu ja ei pruugi veel nii jääda. Nad ei ole no seda küll, aga kui sul on kvalifitseeritud häälteenamust vaja, siis sellest täiesti piisab, eks ole, sest siis on küsimus ka veel AFD teemades ja AFD tegelikult mida halvem, seda parem nii-öelda loogikast on ju väga kaua lähtunud. Ei ole pruugi sugugi arvata, et seal õnnestub paljudes asjades sellega. Seda enam, et nad on selgelt venesõbralik. No AFD on väga selgelt Ukraina vastu. Ja Ukraina vastu. Sealt nagu nendes asjades nende peale ka loota ei saa, mis tähendabki seda, et tegelikult selle nii-öelda häälte baasi piisavat ei pruugi olla nendeks tegevusteks, mida Merts on lubanud. Merts on ju lubanud tegelikult ju kuni 500 triljonit sisuliselt piduri maha võtta, aga selleks on hääletust vaja. Just, see peab olema, minu meelest oli 3/4. 2/3. Aga see ongi see, millest ma räägin. Ehk siis mul tegelikult on kõhklusi, et tahtmine võib olla, aga kas ka õnnestub 100% on ise asi. Ja teiseks, see mahajäämus, mis vahepeal on juhtunud, millele oma õla alla pani ka kunagine kaitseminister, kes täna juhuslikult on Euroopa Komisjoni esinaine, on tegelikult niivõrd suur, et isegi selle korvamine võtab ju üksjagu veel aega. Ja see kõik on nii-öelda, ütleme niimoodi, et ajafaktor on siin see, mis tekitab teatud mõttes kõhklusi. Mitte, et nüüd tahtlist enam ei oleks, see tahtmine on näha. Tahtmine on kindlasti olemas. Aga selle tahtmise realiseerimine Euroopa mehhanismidega võtab aega. Ja see aeg on nüüd erinevate kalkulatsioonidega, erinevate asjade jaoks 3-4 aastast kuni 10 aastani. Ja muuseas, kohe ütlen ära, juba täna 3 aastat või enne sõda oli see, isegi vist, jah, ma nüüd jään vastuse võlgu, millal täpselt oli ringles üks raport, Ameerika muuses think tanki raport, mis analüüsis Euroopa kaitsevõimekust juhul, kui ameeriklasi ei oleks Euroopas. Tulemus oli küllaltki nukker. 10 aastat, et jõuda need augud täita. Ja muuseas nüüd räägitakse umbes samasugusest perioodist. Aga eeldades, et on rahastus piisav, ehk peaaegu ammendamatu. Just, raha küll, aga isegi siis läheb aega. Kas meil seda aega on see küsimus, mis alati vaevab? No ma arvan, et 10 aastat ei ole, aga siin astubki, mulle tundub, areenile Prantsusmaa mingis mõttes, kuna ju öeldakse praegu nii, et vaba maailma liidri koht on tühi. Demokraatlike riikide blokki, Euroopa blokki ette peab keegi astuma. Ja Macron on näidanud üsna sellist jõulist poliitikat, sealhulgas rääkinud tuumavihmavarju
avamisest Saksamaa ja ülejäänud Euroopa kohale ja milles on Prantsusmaa tuumarelvade erinevus on see, et need on täiesti autonoomsed. See on omete platvorm erinevate brittide omast, mis on ülitiedalt integreeritud ameeriklastega ja seetõttu ei ole iseseisev tegelikult sisuliselt tehnilises mõttes. Vormiliselt küll, aga sisuliselt mitte. Tuumaraketid, talvelaievadelt Tridentid on mitte ainult kogu hooldus, kogu ladustamine, kõik on seal, kogu tarkvara, kõik on tegelikult ameeriklaste käes. Nüüd alles britid ehitavad esimesi allveelaevu, mis on nende enda omad päriselt. Ja nüüd, kui me tuleme Prantsuse presidendi sõjakangelase De Gaulle'i juurde, kes oli ameeriklaste suhtes skeptiline. Seal on väga paljud, millega me võime vaielda, aga siin ei ole praegu aega minna sellesse gollismi lahkamisse. Aga tundub, et on tema pärandis üks vili, mida me saame kasutada. Täiesti sõltumatu tuumaarsenal Prantsusmaal ja ka nende muud militaarsüsteemid, kuna vahepeal nad astusid ju välja. Nad astusid sõjalist organisatsioonist. Just nimelt, mitte poliitilist. Ja. Aga nad olid sealt ikkagi väga pikalt väljas, kuni nüüd 90-ndatel olude muutudes nad niimoodi järk-järgult tulid tagasi. Aga nad on sõltumatud tegijad. Ja see on argument. Ja see on argument, millele Macron ka rõhub ja mida tegelikult ka teised igatsevad. Ja Macron täna räägib ju natuke ebamääraselt, ega väga selge ei ole, aga ta on teinud konkreetse selge ettepaneku sakslaste osas. Teiste osas, kaasa arvatud poolakad, kes iganes, eks ole, on see nagu ebamäärane, kas see territoriaalne hõlmamine nii-öelda käib ka nende kohta või mitte selle vihmavarju osas, aga selle vihmavarju reaalse rakendamise sellisel viisil osas on probleem. Nimelt eksperdid, keda mina olen lugenud, kes seda tuuma piiramise temaatikat hästi valdavad ja kogu asja sisu, ütlevad, et see on teostatav, see on tehtav poliitilise tahte olemasolul ja kokkulepete olemasolul laiemalt. On neil rakette? Aga jube isegi selles ei ole probleem. Esimene probleem seisneb selles, on küll, neil on 300 pead, aga neil on probleem selles, et see võtab nii palju aega tehniliselt rahvusvaheliselt, sest meie pool nimetame asju nüüd niimoodi. Meie pool ei saa asju teha niimoodi üle jala lihtsalt jõuga. Põhimõttes kõiki ignoreerides. Tuleb vastavalt reeglitel. See on Euroopa mall ja prantslased sealhulgas. Ja see võtab lihtsalt aega. Isegi siis, kui kõik asjad on hästi kooskõlastatavad. Aga siin on väga palju veel takistusi isegi prantsussiseselt. Me ei tea ju, mis näiteks aprillis 2027 toimuvad valimised kaasa toovad. Me ei tea. Eks ole, siis teiseks on probleemid nende võimalike riikide sisepoliitikast johtuvad, eks ole, et nüüd venelased vastu ei töötaks, ka karta ei ole, eks ole. No me ei tea, võib-olla ka ameeriklased muutuvad, eks ole, me eeldame võib-olla ka seda. Nii et kõik see kokku võib takistada selle asja realiseerimist isegi siis, kui see tahe on absoluutne. Ja teiseks, Macron on rohkem üldiselt ikka silma paistnud jutuga kui tegudega. Prantsusmaa osakaal näiteks Ukraina abistamises on, ma ütlen hästi diplomaatiliselt, kaugelt väiksem kui paljudel teistel naabritel, tema omadel Saksamaaga sealhulgas. No ma ei räägi väikeriikidest nagu meie. Nii et ütleme niimoodi, et sellega peab nagu olema natukene ettevaatlik, et väga suuri lootus selle peale kohe lähimas aja perspektiivis panna siiski ei tasuks. Aga teemat arendada tasub ikka ja põhjus on selles, et täpselt sel hetkel, kui tungiti kallale Ukrainale 2014, juba siis hakati rääkima sellest ja nüüd 22 aasta veebruaris 3 aastat tagasi oli juba selge, et koos Budapesti memorandumi surmaga on tekkinud suur oht uueks tuumavõidujooksuks maailmas. Ja me näeme seda juba praegu. Ja selleks on päris palju eeldusi. Ja nüüd on see koht, kus hakatakse seda tegema paljudes riikides. Ja nüüd Euroopale ei jää ju muud valikut. Ka Euroopas peavad hakkama riigid kuidagi sellega reageerima. Euroopa üldispatsifistliku meelelaadi arvestades tõenäolisem on, et minnakse pigem Prantsusmaa variandi peale, kui et hakatakse kõik ise arendama. Aga sellelegi poolest igaks juhuks on juba räägitud sellest Poolas. Juba räägib Rootsis, kes pani 72. aastal oma tuumarelva arendamisprogrammi kinni. Kus ameeriklased olid sellest väga huvitatud. Aga nad olid seejuures kogu selle programmi jooksul ka neutraalsed, aga sellegi poolest arendasid, eks ole, igaks juhuks, aga õieti tegid. Kellel eeldusi veel on muuses meie põhjanaabrid? Nii et seal on soomlased, jah. Nii et seal on päris mitu nii-öelda kandidaate, kes veel võib selle teema üles võtta. Maailmas ma isegi hakka ütlema, jaapanlased pool aastat, korealased maksimum aasta ja neil on pomm olemas, eks ole. Saudi Araabia saab osta 60 pead Pakistanilt kohe esimesel nõudmisel 2 kuu jooksul. Ja nii edasi. Nii et tegelikult see pilt on ikka natukene viletsam terves maailmas ja see tähendab, et Euroopal ei jää midagi muud üle. Ta peab ka ennast selles mõttes hoidma rea peal mingil kujul. Nii et ma ütleks, et me oleme selle vajaduse ees nii või naa, aga kas see nüüd kas läheb hästi ja me piirdume nii-öelda selle Prantsuse variandiga või peame siis leppima hullemate variantidega, jumal seda teab.
No ja, tuleme kolmanda punkti juurde, see on Ameerika sisepoliitika. Noh, ütleme niimoodi, et täna ma ei ole amerikanist, ma jälgin muidugi loomulikult juhtriigis toimuvat, aga see on nagu natukene keerulisem. Siin Andreas Kaju on parem vastaja, siin tema teab detailideni. Mina ütleks niimoodi, et suures pildis ma vaatan ja teoreetilises pildis ma vaatan ja eelkõige julgeolekupoliitilises teoreetilises pildis. Siis tegelikult sisepoliitika selles mõttes on natukene teistsugune, kui meile on mulje loodud meedia kaudu, ma väga vabandan. Nimelt meil on nagu selline ettekujutus, et on nüüd nii ka mingisugused need uued vabariiklased Trumpiga eesotsas ja need ajavad ühtemoodi julgeoleku välispoliitilist liini. Ja siis on mingisugune hea liin, mida halvasti või hästi esindas Biden ja demokraadid ja siis nii ongi. Ei ole. Ameerika poliitilises ajaloos ja väga pikalt, juba 19. sajandist alates on käinud tsükliliselt need asjad. Ja muuseas, uuest on lihtsalt tsükkel jõudnud nii kaugel, et me jälle räägime Kanada haaramisest, Panama kanalist, Gröönimaa haaramisest. Monroe doktriinist, uues kuues, eks ole, Ameeriklastele. Kõik see on juba uuesti ringiga tagasi, uues kuues natukene, aga kõik see sama asi ja see on kogu aeg tiirelnud. Ja kui vaadata kirjandust, siis tegelikult tuleb välja, et see on perioodiliselt seal enne ka tiirelnud, lihtsalt pole väga välja pääsenud, me ei näe seda. Nii et olla tuleb ettevaatlik. Teiseks, vahevalimised. See, millele praegu seatakse kõige rohkem lootusi. 2 aasta pärast. 2 aasta pärast on kongressi vahevalimised eelkõige, sest kongressi käes on rahakotte. Me ei tea seda, sellepärast, et kas 2 aasta pärast üldse veel sel väga suurt tähendust on. Isegi kui kongressi koosseis tõesti muutub. Miks ei peaks olema sellel suurt? Sellepärast, et üks selle programm 2025, mis on tegelikult tänase Trumpi pealt näha väga hektilise ja rabeleva tegevuse taga, ja üldiselt need suunad on seal paika pandud Heritage Foundationi kirjutatud programmis ja mõnedes teistes dokumentides veel ja selles suunas tegelikult ikkagi liigutakse, tuleb tunnistada. Ja sealt on selgelt näha üks joon, mida ma nimetaks siis inglise keeles on see executive branch, see on siis täitev võim, eks ole, täitev võimu, mille ees otsas on peaaegu kuninglike volitustega president, selle täitev võimu haru tugevdamine seadusandliku ja eelkõige seadusliku haru arvelt. Ja see on sinna sisse kirjutatud sisuliselt. Ja ka tegevus ju täna me näeme, et on see selline. Praegu hetkel see ei paista nii silma, sest need mõlemad kongressi nii-öelda kojad on tegelikult trumpistide nii-öelda kontrolli all, olgem ausad, suuresti. Aga see lõpmatuseni ei kesta. Nii et tegelikult see tegevus, kaasarvad doge, mida Musk veab ja väga paljud muud asjad, kõik see on tegelikult suunatud sellele, et võimestada presidendi administratsiooni kongressi arvelt. Ütleme vaatajale, et see doge on siis administratsiooni kärpimine. Jah, administratsiooni kuulsusrikas kärpimine, mida muuseas ongi vaja teha. See ei ole üldse vale. Aga meilgi vaja teha, me ju räägime praegu valitsuskriisi ajal sellest samuti ja nii edasi. Valitsusvahetus, vabandust. Aga põhimõtteliselt on see nagu probleem, et isegi sellisel juhul, isegi eeldades, et ei jõuta nii-öelda kallutada neid tasakaalumekanismi paigast ära ja isegi kui eeldada, et esindajate koda läheb demokraatide kätte, siis ega see suur vahe väga tõenäoliselt ikka veel ei pruugi olla ja ütleme niimoodi, et mingites asjades ta saab veel kaasa rääkida. Aga kui senat jääb näiteks ikka veel vabariiklastele ja president jätkab oma joont, siis väga paljud asjad võivad ikkagi toimuda vaatamata sellele. Ehk siis liiga suuri lootusi ma sellele ei rajaks. Muidugi Ameerikal võib olla ka liitlasi vaja. Mõtleme nüüd selle peale, et ega Hiina ei maga ja kui asjad peaksid minema väga halva stsenaariumi järgi, siis on tõenäoline, et see 5 aasta perspektiivis juhtub ka Taiwani rünnak. No ma kohe tuleks selle juurde, aga enne ma lõpetaks selle eelmise loo ära. Tegelikult ju Trump on ju praegu näiteks, me näeme, et mis on juhtunud. See süsteemi tasakaalust välja viimine, kõik need rünnakud liitlaste vastu, kõik see NATO-s toimuv, see kõik on viinud ju turud alla. Turud on viinud alla ja on juba hakatud rääkima ka retsessiooni võimalusest Ameerika majanduses, ei rohkem ega vähem. Ja Fox News küsis seda Trumpi käest paar päeva tagasi. Ja mida ütles Trump? Lühike ülemineku periood. But it will be great. Jah, Very good. Ei ole hullu midagi. Nii nagu ta teiste asjadega on niimoodi näitab või isegi ongi tegelikult suhteliselt muretu. Nii on ka sellega. Ongi normaalne üleminekul, ongi raskused, läheb üle ja siis on kõik jälle hästi, ärge muretsege. Ehk siis ka need argumendid, mida on esile toodud, et majanduslikud põhjused sunnivad. Üldsegi mitte. Pealekauba. See volatiilsus, mis turgudel on. Ma nüüd olen hästi küüniline ja mul ei ole vaja seda öelda, et ma olen mingisuguseid tõendeid, aga see on Vene mehhanismi kopi.
kui hakkas jama pihta, muuseas juba esimest korda tehti seda Venemaal Jukosega. Jukost ju tegelikult kiigutati. Kiigutamine on niimoodi. See oli siis, kui konfiskeeriti Khodorkovski käes pandi vangi ja konfiskeeriti see Jukos ja siis see Jukos anti Rosnefti kätte riigifirmale. Ja siis see tegevus, mis sellega kaasnes, poliitiline tegevus, regulatiivne tegevus, see kiikus nagu niimoodi siia sinna. Ja siis iga kord, kui kiikus nii-öelda paremuse poole, siis jällegi aktsiahinnad tõusid tervikuna börsil ja naftasektoris eriti. Nii nagu jälle mingisugune vaenulik akt oli riigivõimu poolt, nii nad kõik kukkusid. Ja nüüd on takkajärgi ikkagi ju suudetud ka mingil määral tõestada, et oli insiderite ring, kes sellest teenis. Sest teenida on võimalik väärtpaberiturul mõlemad pidi. Nii tõusus kui mõõnast, aga pealisi, et sa eelinformatsiooni valdad piisavalt. Ja need olid insiderid administratsioonist ja Putini lähiringkonnast. Nüüd on näha samasuguseid märke praegu Washingtonis. Ei rohkem ega vähem. Ja muuseas majandusliku kõikumise teema täpselt samamoodi. Mis võib tähendada võimu mobiliseerumist. Jaa, aga võim seejuures ka rikastab, eks ole, neid, kes on tema juures insiderid. Ja kui me paneme siia juurde Memecoini, mis on Trumpi isiklikult ja Melania jaoks välja andnud, mis annab võimaluse anonüümse krüptoraha abil ka teda sponsoreerida. Ja kui me paneme siia juurde igasuguseid jutustamise eest piletite korjamist ametis olles, see, et korjatakse, see on tavaline, aga siis, kui oled ametist ära või hakkad ametisse minema. Nüüd korjatakse avalikult Mar-a-Lagos kohtumiste jaoks raha 1-5 miljonit per case, per isik. No, ma ütleks, et see viitab sellele, et ega raha tegemise motiiv võib seal kuskil taustal olla samuti, mida me lihtsalt ei taju, me ei tea, informatsiooni ei ole ja nii edasi, aga ei tasu arvata, et Trumpi taolise poliitika teostamisel ei võeta kasutusele ka neid poliitilisi mehhanisme, mis võimaldavad ka vajalikel inimestel hästi teenida. No turg on muidugi suur, aga nüüd, milles on Venemaa olnud väga edukas minu arvates, sõjaliselt mitte nii väga, majanduslikult mitte nii väga, isegi üldse mitte, aga avaliku arvamuse manipuleerimises ja meelepäraste tegelaste võimule uputamises. Vaatame, eks ole, mis on Slovakkias toimunud, AfD esile tõus ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui me läheme tagasi nende kuulsa geopoliitiku Dugini raamatu juurde, mille ta juba umbes enam kui 10 aastat tagasi välja andis, ta ütleb seal väga selgelt, et tuleb mängida Ameerika isolatsionismile. Jah, ja õieti ütleb sellepärast, et Ameerika isolatsionism on tegelikult perioodiliselt ajaloos korduv, selle kohta on terve teoreetiline baas olemas. Ma olen sellest loenguid pidanud isegi, kus tegelikult alates iseseisvussõjast on tsüklid, enam-vähem 50-80 aastat, majandustsükkel ja poliitiline tsükkel natuke erinevad, aga põhimõtteliselt korduvad ja see pendel on täpselt niimoodi käinud. Ja kord on ta nii-öelda rahvusvahelistumine ja siis on jälle isolatsionism. Siis on jälle rahvusvahelistumine, siis jälle isolatsionism. Ja praegu on see kord jälle. 80 aastat sai täis pärast teist maailmasõda, nüüd on jälle isolatsionismi kord. Ma ise olen mõelnud isegi võrdluses 39-40 aasta peale, et on mingi periood, mis tuleb lihtsalt elus püsida. Nii nagu britid püsisid elus, kui nad võitlesid sisuliselt üksinda. Olid seal mõned väiksemad liitlased veel, aga põhimõtteliselt ikkagi üksinda sakslaste vastu. Ja Ameerika ütles, et see on nagu Euroopa asi. Meie sellesse ei puutu. Kuni Pearl Harborini. No jah, Lusitania oli ka teine selline näide teisest sõjast. Aga põhimõtteliselt ma ütleks niimoodi, et sarnasus on 1938 aasta lõpu, 39 aasta algusega. Ja põhjus on väga lihtne ajaloolises mõttes või retrospektiivis mudelid. Detailid on erinevad, aga mudelid korduvad. Ja ka siis oli tohutu isolatsionism, eks ole, Ameerikas. Rooseveltil oligi vaja selleks nii-öelda sellist traagilist ajendit, et üldse sellest välja rabeleda. No see võib uuesti juhtuda. Ja seda 100% välistada ei saa, aga nüüd on see koht, kus uus aeg ja uus kombestik, kaasa arvatud ka üldine avaliku arvamuse leplikkus, valede, üleoleku, mitte hoolimise vastu on palju suurem, kui ta oli tollal. Tollal nii ei saanud endale FDR ehk siis Franklin Delano Roosevelt ei saanud endale lubada asju, mida avalik arvamus ei toeta üldse. Täna on see täiesti vabalt võimalik. Kannatage natuke aeg on jama, aga pärast läheb ju paremaks. Äsja me rääkisime. Ma tulen selle juurde, mida ütles Musk Poola välisministri Radoslav Sikorski kohta,
tõlkes Ole vait, pisike mees, kui seal oli juttu sellest, et tegelikult Poola toetab Ukrainat. Satelliitühendus, Muski satelliitühendus on makstud suuresti Poola poolt. Ja siis ta ütles, et aga kui meil tekib küsimus, kas see töötab, me peame otsima alternatiive. Häid alternatiive väga häid ei ole, aga midagi nagu on ka. See Eutelsati variant tegelikult võiks olla teoreetiliselt, kuigi ta on ka raskelt kohaldatav. Aga selle peale öeldi, et ole vait, pisike mees, kus juures tegelikult Sikorski pole üldse väga lühikest kasvu. Sikorski on Muskist vist isegi pikem. Ma Sikorskit isiklikult tean ja füüsiliselt on ta minust sutsukene ainult lühem. Siuke tugeva kondiga mees ka veel peale kauba, nii et kindlasti ei ole ta pisike mees ja ka ammugi ei tohi seda öelda Muski-taoline vend. Aga nüüd ma tulen ühe huvitava momendi juurde, et see tekitas Poolas sisepoliitilise tormi. Ma tunnen mõningaid poolakaid ja seal olid eelmise valitsusega seotud jõud, kes hakkasid ütlema, et võtke ometi X ehk see endine Twitter, võtke see Sikorskilt ära. Ta kahjustab meie liitlassuhtid, ameeriklased viivad oma väed välja. Ja natukene sarnast märki ma olen näinud ka Eestis, kus öeldakse, et ärge mölisege, olge vait, te hirmutate meie head liitlased meist eemale. Mida selle kohta? Mina ütleks niimoodi, et solvata ei tohi. Solvata ei tohi ja see on loomulik. Ja siin ei ole midagi arutada, selleks ju diplomaatia ongi. Aga nüüd täiesti reageerimata jätta, kõik alla neelata, ma ei pea ka seda õigeks. Ja ma arvan, et kui Macron üldse mingi meheteo ära tegi siin üsna hiljuti, siis kui ta tõesti Trumpi kasvatas sellepärast, et reaalne pilt on selline, et Ameerikas pandi seda tähele. Seda ei ole kunagi nende ajaloos juhtunud. Ja nad nägid seda esimest korda ja nad said aru, et midagi on väga viltu, sest tegu on veel kõigel lisaks prantslasega, kellel on maneerid hoopis teistsugust ja nii edasi. Ja kellel ka mitte ainult personaalselt, vaid ka see kultuuri taust ja kõik ja see, see ootus neile on teistsugune ja kui tema juba oli sunnitud seda tegema. Ja see näitab midagi, mis on ka oluline ja tegelikult ei maksa arvata, et nüüd kõik on eranditult nüüd Trumpid. Ei ole. Kindlasti mitte. Nad alluvad. Nad mingil määral kohanevad, eks ole, aga nendes struktuurides jäävad töötama inimesed, kellel on ka teisi olulisi väärtusi, vähemalt nad panevad tähele. Ja kui sa ikkagi räägid ausalt asjadest, nii nagu on, aga viisakalt, arusaadavalt, aga viisakalt, siis mina ei näe selles probleemi, aga muidugi sõimlemisele vastata sõimlemisega ei ole kellegil mõtet. Kui me räägime Ameerika sisepoliitikast veel hetke või sellest avalikust arvamusest, mis seal valitseb, siis ööl vastu teisipäeva ma nägin ühte huvitavat intervjuud, kus suures telekanalis intervjueeriti Nate Vance'i. Ja Nate Vance on teatavasti J.D. Vance'i, kes on asepresident, nõbu. Ja ta on teeninud Ukrainas 22. aastast peaaegu kohe peale sõja puhkemist läks ta sinna vabatahtlikuna kuni 2025. käesoleva aasta jaanuarini. Ja miks ta sealt ära tuli? Ta tuli sellepärast, et kuna tema nõbu sai asepresidendiks, hüppeliselt tõusis risk, et teda võidakse venelaste poolt võtta ja kasutada vahetuskaubana. See on täiesti klassika. Arvestatav risk. Ja. Nii et ta tuli sealt ära, ta teenis Da Vinci huntides selline vabatahtlik üksus, korralik tugev üksus. Ja mida ta ütles peale selle, et ta läbi lillede ka kritiseeris oma nõbu, kes muide, kellega ta pole üldse ühendust saanud. Ta on püüdnud temaga ühendust võtta ja öelda oma Ukraina kogemuse põhjal talle mõningaid õpetussõnu, aga temaga pole tahetud rääkida. Ja tsitaat on niisugune, mida ütles siis Nate Vance. Kui tegeleda Venemaaga läbi USA prisma, annab see tagasilöögi. Ta rääkis kultuurilistest erinevustest. Ehk et ameeriklased, need, kes tahavad diili teha, ei mõista tegelikult seda, mis need kopnikud seal teevad. Absoluutselt, ma olen 100% nõus. Ja kahjuks on isegi selline probleem, et minu jaoks on tähendab, armastatakse kõike ikkagi teoretiseerida mingitesse kastidesse paigutada ja selline realistlik või reaalpoliitiki põhine nõndanimetatud Kissingeri sildiga geopoliitiline koolkond, eks ole, Ameerikas on väga tugev klassikaliselt ja see põhineb kalkulatsioonidel, mis ei ole väga häiritud teistes kaalutlustes kaasaratud eetilis-moraalsetest. Aga ütleme niimoodi, eriti kui sa seal koha peal ei ole või ei tahagi sellest midagi teada, mis seal koha peal toimub, siis on väga lihtne seda teha. Vaatame, kuidas Zelenski üritas seal kohtumisel Trumpile fotosid näidata. Oli näha, et Trump neid ei taha, eks ole, ja ei tahagi näha, sest mida vähem tead, seda kergem on otsustada, see kehtib ju alati. Nii et see on üks osa probleemist, et nähakse nagu asju pealispindselt.
Aga selleks, et näha asju sisuliselt, selleks on vaja, on 2 teed. Üks tee on isiklik kogemus, teine tee on usaldada neid, kes sulle seda informatsiooni füüsiliselt tarnivad. No nimetame asju õige nimega, presidendi puhul on see eelkõige luurekogukond. 18 agentuuri nagu ameeriklastel on. Seda on nüüd kärbitud tugevalt. No seda küll, aga ikkagi. No jah, aga kui me Helsingis 2018 kuulsime Putiniga tippkohtumise ajal, et ta usaldab Putinit rohkem kui oma luureagentuure, no ega sealt enam edasi kuhugi minna ei ole. Nii et arvata, et neid kaalutlusi väga isegi tahetakse Valgesse majja lasta, mis on teistsugused või mis isegi mitte teistsugust kaalutlus, lihtsalt annavad liiga palju seda päris tunnetust ja informatsiooni, seda ei maksaks arvata. Vance'i puhul tihti peale nüüd selle J.D. Vance'i puhul tihti peale armastatakse ka rääkida, oi, tema käis seal, deployed oli seal Iraagis. Ma olen elus kohanud 2 liiki ajakirjanikke, ta oli sõjaajakirjanik tegelikult. Et ma olen kohanud 2 liiki sõjaajakirjanik. Ühed on need, kes on sõjaajakirjanik, war correspondents, nõnda nimetatud, kes tegelikult töötavad rahvusvaheliste agentuuride jaoks, kes on siuke battle hardened ehk siis väga siuksed karastunud tüpaažid, täiesti siuksed läbi ma ei tea mille on nad läinud ja riskinud tohutult ja nii edasi. Ja siis on teine kategooria, kes on propagandistid. Ja propagandisti elu see, et tal vorm seljas on ja ta kuskil kuuleb lahingumüra, see üldiselt ei muuda. No Hemingway oli esimest tüüpi. Jaa, muidugi. Aga nüüd meil on jäänud natuke alla 5 minuti saate lõpuni, et küsimus, mida küsivad tegelikult söögilaua taga praegu Eestis päris paljud, et kuna me aru saame, et nüüd läheb madinaks? Siin. Noh, ütleme niimoodi, et selle madin all peetakse silmas tegelikult lahingutegevuse algust. No ikka päris sõda, jah. Jah. Selle ettevalmistusperiood on erinevatel tehnilistel põhjustel kuni pool aastat vähemalt. Nii et see informatsioon hakkab tulema umbes sellises ajagraafikus juba, kus on põhjust hakata arvama seda. Nii nagu Ukraina puhul oli näha, et koonduvad piiri taha. Ja see oli umbes reaalne pilt oli selline, et õppuste sildi all, no see on klassikaga, õppuste sildi all alustatakse, siis pikendatakse õppusi, siis ajutised korterid, kus siis olla nii-öelda edasi, leiutatakse ka kuskil seal samas areaalis geograafiliselt, siis tuuakse juurde teatud tehnikaid, eks ole, siis hakkavad pihta mingisugused infotehnoloogilised jamad ja tegevused ja igasugused provokatiivsed luure ja muud lennud, laevade sõitmised ja nii edasi, nii et see on niisugune aeglane või ajast välja venitatud protsess, mõnda aega see kestab enne, kui see kulmineerib. Ja seda pole võimalik kotis hoida? Ja seda ei ole võimalik kotis tänapäeval hoida. Absoluutselt välistatud. No siis soovime jõudu meie valitsusele nüüd või sellele uuele formeeruvale valitsusele kiirete kaitseotsuste tegemiseks. No praegu ma ei näe seda põhjust, et meil oleks väga veel vaja muretseda, aga see ajafaktor, see kiirete otsuste vajadus on tõepoolest olemas, sest lihtsalt aega on vähe. Võimalused on üha piiratumad ja aega on üha vähem. Nii et me peame sellega tegelema, midagi ole teha. Civis pacem, para bellum. Nii on. Aitäh, Raivo Vare. Ja selline oli tänane Raudsaare dialoogide saade, nii et olge rahulikud, ärge liiga palju ka rahvusvahelisi uudiseid vaadake. Homme ei juhtu veel midagi, nii et tehke oma igapäevaseid toimetusi ja olge terved.